We've been talking about church planting and different people groups, different communities that need church plants. And you may meet somebody who has decided they want to plant a church, and that may be a layperson. And this may be a new concept for you, the idea of a layperson planting a church rather than a paid pastor. But it's certainly a biblical one. And so we want to encourage that, and the pastors will be supportive of that as well as we meet with the pastors and so on. Well, I have seen an enthusiasm among those that are here from Estonia, and I believe they want to do something. And I believe all Adventists want to be a part of a church that's vibrant, that's making a difference in this world, that is reaching people for Jesus. And so church planting and having healthy churches is a way to do that, and I think that works anywhere in the world. The rest of the Western world, and I can say specifically Australia, is watching the Baltics carefully, because the challenges you face with secularism, the lack of interest in Christianity, the feeling that it is irrelevant, is what our church in Australia is facing a few years behind you. And so I really believe that the commission to make disciples is as relevant today as it was when Jesus made it. And I believe we're living in the last days, so something's going to have to happen. And I believe the most effective way of making disciples is planting new churches. I have a friend that is Estonian, and she made the observation in a talk I was at that when she was at this university in Estonia and they were looking at a novel, they were looking at English literature, and they were proud at the university of all the different areas, the ways they were looking at it, the feminist, the gay side, the environmental way, all those things. And Kat just said, what about the Christian way? And they hadn't even thought of it as an option. That's the challenge that you face and that we face more and more now in Australia. The lack of, I didn't even think of Christianity as a viable option. When I think of my morals, my values, I didn't think of Christianity. They're your challenges. And we're watching. I know it's very easy for you to get discouraged. And I think there are a lot of people in Estonia who are discouraged and about their church, about the potential, but I believe the best years of Estonia are ahead. Particularly if they grasp this, particularly if church members plant churches. If we leave it up to the pastors, it will never happen. There's not enough pastors. We don't have the money. But if church members do it, you watch what happens. Minu jaoks kõige parem tunne on võib-olla just see äratundmisrõõm, et mõned asjad, millele ma olen tähelepanu pööranud ka Keila koguduse puhul, on nagu õigustanud ennast. Meie oleme kohalikul koguduse tasandil teinud 2 korda koguduse loomuliku kasvu uuringut ja praegu me tulime just koguduse loomuliku kasvu teooria tutvustamiselt ja uuesti vaadata üle kõik need omadused ja võib-olla just see omadus, mis meil Keilalt kõige nõrgem oli, et kuidas sellele läheneda ja meelde tuletada, et ikkagi oluline on võtta teatud sammud ette selleks, et mingi muutus toimuks. No ma tulin selliste ootustega, et kuna niikuinii on nagu palju elus nagu teoksil, et siis need asjad, mis ma siit nagu juurde õpin, et need kuidagi ühenduks siis sellega, mis mul praegu elus juba teoksil on. Ja see koguduse rajamise seisukoha pealt, et pole nagu kunagi väga mõeld selle peale, et kindlasti tuleb mõelda. Minu jaoks kõige suuremaks ootuseks oli tegelikult see, et ma näeksin näost näkku neid 64 inimest, kes Eestist on kohale tulnud. Et ma näeksin seda, mida nemad mõtlevad sellest asjast, kuidas nemad kaasa elavad. Sest pastorina on see asi nagu natukene teistsugune, et me paratamatult pastoritena loeme, me teame, me mõtleme teemadele, me teame seda, et uute koguduste rajamine on üks viis, kuidas jõuda rohkemate inimesteni. Aga just see, et kuidas siis need inimesed, kes tulevad meil Eestist, mida nemad mõtlevad, kuidas nemad siit edasi lähevad, see oli see, mida ma näha tahtsin ja mul on hea meel praegu tõdeda seda, et see on nagu hästi läinud. Ma näen sära inimeste silmis, ma näen
isegi siis, kui mõned näod on murelikud ja mõtlikud, siis ma näen seda, et tegelikult seal ajukurdude vahel toimub midagi, et otsida neid viise, kuidas jõuda inimesteni, kas siis uut kogudust rajades, oma koguduses midagi muutes või isiklikult midagi tehes ja see on üks minu jaoks fantastiline tunne. Minu peamine ootus oli see, et inimesed, kes tulevad siia seminarile, et selle seminari kaudu midagi Jumal paneb nende südamele, mida nemad tahaksid ja saaksid teha. Nagu mõeldes, kuulates, ütleme ka varem seda koguduste rajamise temaatikat ja nüüd ka uus asi, mis on rohkem, millest räägitakse, on kodukirikud ja kõik see, siis ma näen nagu selgemini seda, kuidas kogu see asi võiks ka meie väikeses Eestis tõesti olla selleks viisiks, kuidas sõnum levib. Ja ma arvan, et olukorras, kus meie kogudused ei kasva, me peaksime liikuma selles suunas, et teha midagi ka radikaalsemat. Täna hommikul ju Tom Evans meenutas meile seda, et milline on see võtmefaktor selle juures, kas kogudused kasvavad või mitte, siis kogu selle koguduse loomuliku kasvu temaatika juures mõned meie kogudustest on läbi viinud ka neid uurimusi. 96 küsimusest nad on leidnud oma juures adventkogudustes, et on üks võtmeküsimus, mis näitab ühe küsimusega ära see, kas kogudus kasvab või mitte. Ja see on, et kas sinu koguduse juhid on sinule vaimulikuks eeskujuks. Kui see on olnud madal, siis kogudus ei kasva. Ja kui see on olnud kõrge, siis ilmselt sellest tulenevalt on ka paljud muud asjad kõrged. Et siin on nagu minule ja kõigile koguduse juhtidele esimene ja isiklik küsimus. Tegelikult seda, et Püha Vaim nagu kutsus siia ja otsustega, et kuidas nagu koguduse elu edasi arendada ja sihukest on julgustust, et see, mida me oleme Võrus teinud, et me oleme nagu õigel teel ja veel edasi minna ja suuremalt edasi minna. Ma mõtlen just kodukirikute kasvu osas. See kodukirikute mõte on olnud väga inspireeriv. Et ma usun, et me hakkame selle pärast palvetama, et teada saada Jumala tahet meie jaoks. Ja mulle jäi tänasest hommikust meelde väga üks pilt, mis tahtis meile teada anda, et me peame andma inimestele seda, mida nad vajavad. Et kui on ikkagi üks kiilakas kodutu, kellel ei ole elektrit, siis meil ei tasu talle pakkuda fööni. Minu mõte see, et see koguduse kasv hakkab isiklikult iseendast. Et võtta aega palveks, võtta aega piibli lugemiseks. Et sa ei saa anda teistele seda, mida sul endal ei ole. Ma tegelesin Värskas noortega enne jõule ja ka kevadel. Ja nüüd ma suvel tundsin, et mul on nagu mõtted ja ideed on otsas ja ma tulingi siia nagu uut jõudu ja uut ideid saama. Mul on pool konspekti juba täis kirjutatud, et kodus meeldetuletuseks läbi lugeda, aga seni, kui ma kuulan neid ettekandeid, siis on mõtetes keerlevad juba sellised ettekujutused, kuidas ma teen, mida ma teen, et mul on nüüd koht, kus teha, kuhu kutsuda inimesi, et mul ei ole küll oma tuumikrühma, aga millestki peab alustama ja alustama kõige lihtsamast. Kas või kutsun külla, pakun suppi, ajame juttu, kuulan teisi, nende muresid. Et võtame üks päev korraga ja sammhaaval. Tulin, et saada teada, kuidas väikses grupis saaks areneda kirik. Mul oli võib-olla 2 sellist seni head kogemust, mis nagu teistest välja paistavad, et ma olen täna hommikune kõne oli siuke hästi tõsine, et ütleme julge pastor on ja ta võib seda endale lubada ka, ta on kuulus suhtlustaja, aga et siuke väga koputati, ma arvan, kõikide südametunnistuse peale, et mis see kristlik elu siis endast kujutab ja kas me tõesti nagu teeme ka seda, mida me räägime. Ja teine oli eile nagu selles kodukirikute grupis, et
väikesed grupid ja kodukirikud, need on väga sarnased ja ma arvan, meie koguduse sellise tuleviku mõttes ainuvõimalik tee, kuidas me tegelikult selle missiooni käsu täita saame, et jõuda kõikide inimesteni, et see on läbi väikeste gruppide ja kodukirikute. Mulle väga meeldis sealsamas kodukirikute grupis, et ainus eesmärk, miks me nagu peaksime või saaksime luua kodukirikut, peaks olema see, et jõuda kadunuteni. See oli nagu täiega lahe, et ainult üks eesmärk ja see jääb meelde ja nagu see nii ongi. Mulle meeldib see, et tegelikult me peaksime kõigepealt oma koguduses nagu saama siis tervemaks, et pühendama sellele, et me jälgiksime Jeesust, et meile saaks ikkagi pilgu heita. Et me ei peaks nagu kartma seda, et meile pilk heidetakse, et me pühenduksime Jeesusele, et me saaksime oma eluga eeskujuks teistele. Õppisime siis seda, kuidas nendesse näiteks kodugruppidesse kutsudagi väljaspoolt inimesi, et mis on nagu parimad lähenemisviisid ja ma arvan, et need jäid küll meelde, et nagu seostus nii mõnigi nagu kord, kui oleks võinud rakendada neid tegelikult elus päriselt. Et loodan, et tulevikus tuleb neid võimalusi meil rohkem. Very happy to see the number of Estonians that have come to support the conference this weekend and many young people, so that is really very encouraging. They're going to be coming back with some new ideas, with some enthusiasm, with some hopes for the future. And I would encourage those that weren't able to come to listen to their excitement, to pray with them, and to be supportive, and to be open to trying some new things. And God can do some great things. So I would say be supportive and encouraging of those that come back with some ideas they'd like to try. The key thought for me was because of God's great love, we exist for those who aren't here yet. And if we thought about how we did church, we thought of how we did everything, with we exist for those who aren't here yet, it means we'd change our church services. It means we'd explain everything that we do so the unchurched person could understand because we exist for them. Our ministries would be brilliant because it's not just for us. We exist for those who aren't here yet. We value the questioner. We value the person who has doubts. We value the atheist. Our church is a safe place for you to come and ask questions.